hei armas, täna on plaanis võtta nädalakaardid valgus, teadlikkuse, inspiratsioonikaartide hulgast. Valin 3 kaarti ja esimene kaart on siis sõnum universumilt sulle, teine kaart on toetuseks sellele sõnumile ja kolmas on see, mille läbi seda lubada saab. Nii et küsimus ongi siis, mida on universumil öelda sinule, vaatajale, kõikidele vaatajatele siis järgmisel nädalal siis toetuseks ja elus siis õnne ja harmoonia saavutamisele. Nii, teine kaart. Ja siis kolmas. Esimene kaart tuli just selline, millest me siis, ma tahtsin öelda, et rääkisime juba, aga seda ma rääkisin eelmises videos. Et universumi sõnum on sulle, et ole avatud universumi armastavale küllusele. Raha voolab sinuni oodatud ja ootamatutest allikatest. Et sa pead olema sellises teadlikkuses järgmisel nädalal, et sul on kõik võimalik. Raha voolab oodatud ootamatutest allikatest ja universum armastab sind ja annab sulle külluslikult kõike, mida sa vajad, sest tema teab, mida sa vajad. Sa võid arvata, et universum ei tea, aga tegelikult universumis on kogu info sinu kohta olemas ja sinu vajaduste kohta olemas. Ja kui sina oled endas kindel ja avatud külluse voolamisele, igal tasandi küllus pole ainult raha, siis universum annab sulle seda kõike. Sul tuleb ainult olla selles kindel ja teadlikkuses sellest. Toetav kaart on elu turvaline, on hoitud ja kaitstud, armastusenergia ülim valgustamaks minu südant. Läbi südame toimub kogu loomine. Kui sinu süda on avatud armastusele, kui sinu süda on kõrgemas sageduse teadlikkuses, ehk siis nii-öelda avatud kanal universumi ja sinu vahel, siis voolab sinuni igasugune vajalik info, teadvustamised ja ka energiates siis selline kohaloleku teadlik olemine, et sa oled turvaliselt ja kaitstud. Sul on turvaline teha otsuseid, valikuid ja turvaline tasuda ka mis iganes teenuste või maksud, sest universum annab sulle. Ta paneb sulle külluse voolu tööle. Ja tänasel Reiki esimesest kursuse praktikal me rääkisime ka sellest loomisest just sellises mõttes, et sa võid luua pingutades, võib-olla 12 tundi päevas töötades ja arvatagi, et sa pead seda tegema, aga sa võid nii palju kulutama aega tööd tegemiseks, aga sa võid ka öelda universumile, et ma olen väärt selliseid ja selliseid rahalisi numbreid ja kõik see, mida ma soovin, see tuleb minu juurde. Ja tõsta ka ennast kõrgemale sageduse tasandile, see tähendab seda, et me elame erinevatel sagedustel, 3. dimensioonis, 4. dimensioon, 5. dimensioonis. Igal tasandil toimub vastav loomine. Kui sa oled 3. dimensioonis, sa pead tõesti tööd kõvasti tegema, et midagi saada, võib-olla seda lauda, mille peal siin kaardid lebavad, seda lauda ostma või olles töömees, siis seda kokku nii-öelda meisterdama. Aga jõudes 5., 6. dimensiooni, võid sa hakata märkama, et sul hakkab loomine toimuma hoopis teistsugusel kujul. Näiteks see laud kusagilt sulle kingitakse või tuuakse või siis annetatakse, mida sul on vaja ja rahalised vahendid ka kuidagi moodi tulevad, kas
kas või võidad loteriiga, muidugi see on selline mitte just kõige õigem näide, aga tuleb näiteks lisa mingisugune lihtne töö. Minu erialal on niimoodi, et lihtsalt tuleb võib-olla kedagi rohkem kursusele soovijaid või siis seansile soovijaid või massaaži soovijaid ja need rahalised vahendid tulevad, jah, see on ka, ütleme, töötamine, aga võib-olla siis näiteks sellele naisterahvale Tallinnast, kellele rahavool läks lahti ka seansi järgselt, siis tulevad tagasi kusagilt mingisugused võlad või siis keegi lihtsalt toetab sind rahaliselt. Seda ei oskagi välja mõelda, ehk siis sul tuleb kindlalt teada, et sa oled hoitud, kaitstud universumi poolt ja sul on elu turvaline ja kui sinu süda on avatud ja armastusenergia läbi voolab, siis sinu loomine on sellises universumi loomepotentsiaalis kõik võimalikkuses ja küllus igal tasandil, ka raha voolab sinuni oodatud ja ootamatutest allikatest. Mida siis, missugune kaart siis, mis saab sellele kaasa aidata, et see toimuks, on see, et sa tead, et sa oled puutumatu madalsageduslikul, ehk siis alles just rääkisin, et tõsta ennast sageduse tasandis välja siis puudus teadvusest ja olla allumatuks siis ka manipulatsioonidele siis nende madalate sageduste poolt ning häälestad ennast igal hommikul uuele elule rõõmus, rahus ja terve olemises. Ehk siis rõhutasime ringina tagasi, häälestad ennast elama siis teises kõrgemas sageduse tasandis, kõrgemas teadlikkuses. Reiki valgustervuse vool on ka selline, et tegelikult inimesi ei saagi enam nii-öelda tervendada, kuivõrd sa saad tõsta tema valgust, armastust, Reiki energiat saates või edastades teda kõrgemasse teadlikkusesse ja selliselt, et ta hakkab ise algallikast vastu võtma endale vajalikult energiat ja hakkab mõistma enda elu asjaolusid, kas siis probleemide või terviseprobleemide olukordade siis tagamaid või siis ka seda, mida tal on vaja teha, et see küllus voolaks, et tervis oleks terve ja temal asjad kõik lahenevad. Nii et madalas tasandis ei olegi enam võimalik aidata, vaid meil on võimalik inimese teadlikkust tõsta läbi selle, et edastame talle energiat ja tema hakkab vastu võtma ise algallikast otse seda puhast algallika valgust, mis aitab tema teadvusel, teadlikkusel kõigepealt, vibratsioonidel kõigepealt, siis teadlikkusel ja seeläbi ka teadvusel muutuda, et hakkab mõistma maailma või tähendab elu siis asjaolude põhjuseid ja nägema kogu oma elu ja maailma suures plaanis, teadma, milleks toimus ja kuidasmoodi siis lahendada neid asju, olgu ta siis terviseprobleem või siis küllusevool või tööalane või suhtetasandil. Nii et ole teadlikkuses, tead, sa oled universumi poolt armastatud, harjuta südame avamist ja elamist läbi südame teadlikkuse, sest siis oled sa ühendatud universumiga ja siis oled sa nagu suur kiirgav valguse majakas välisesse maailma ja sul on kõik võimalikkus. Telli @valgusõnamarge kanalit, liitu kanaliga ja kohtume, näeme juba YouTube'i kanalis.